Nii, nüüd on auto kokku korjatud. Kõik on tagasi nagu enne oli. Näitan lihtsalt veel visuaalselt. Paneme selle kinni. Kui aku oli tühi, siis see on elektrooniline avaja, siis ta ei töötanud. Kuna aku sai täis laetud, töötab kõik tehniliselt korras. Ja siis siin, kui vaadata, see on nüüd, nemad võtsid selle välja. Nüüd ei saa täpselt seda ainult piltide järgi saab vaadata. Ja kui piltide järgi ka vaadata, siis see lohk ei ole horisontaalsel kujul. Et kui horisontaal oleks selline, siis seda on näha, et see lohk ei ole horisontaalsel kujul, sest siit osa on terve. Nagu ma veel kord ütlen, kui oleks sisse löök oli sinnamaani, siis oleks pidanud olema kõik see osa sisse löödud, isegi mis me enne mõõtsime, oli sellest klaasist kaugemal, seal oleks pidanud kõik ühe löögi posti asemel olema kõik puru ja sodi. Aga siin on, me isegi selliste videolt nägime, jalalöök oli siia eraldi. See on ilusti jalalöögi kõrgus, siia on kohe hea lüüa, põrutada. Ja see oli, siia oleks võinud ka jalaga, aga see oli näha, et see oli käega löödud. Ja siia on rusikaga võib-olla natukene lühem mees. Siia on rusikaga löödud sisse. Need kaks punkti ei asu omavahel. Samas kohas paneme nii pidi. Kui siin oleks üks löögikoht, paneme siia number 1. Siit, no ütleme isegi kui oleks siin nii, no võt, siis teine löögikoht on kuskilt siin olnud. Ja ega me täpselt ei tea ka, võis ka rusikaga esimene kord ei löönud puruks, lõis teist korda, ma seda ei öö, aga vähemalt verejälg oli punane, ei tohi öelda, et verejälg, kuna proovi ei tehtud, aga inimsilm ja kõik tõestasid seda, siis punakas, purpurpruun, kuivand, hüübind verd meenutav jälg oli siin kohas. Siin sees oli kus, jah, seda võib vaadata fotodel täpsemalt, kus ta asutses. Ja see ongi see vaidlusosa. Ja täiesti mõttetus kohas on tehtud tohutu probleem, häbestatud mind ja selle laudu on kogu mu pere kannatanud. Ma arvan, siin ei ole rohkem vaja kommenteerida.